Sa ütlesid seda. Ma olin 16. Jah. Ei, see on natuke imelik öelda. Pärast Austraaliast tagasitulekut on mind Bathis jälitanud üks mees. Ta on mind viimased 4 päeva jälitanud. Tegelikult viis politsei ta üks päev minema, kui ta minu juurde jooksis ja mind hirmutas. Üha rohkem ahistajaid jääb kaamerasse ja sa juba tead nende usulist kuuluvust ja sa juba tead, milliste gruppidega nad seotud on. See ei ole enam ühekordne nähtus. See on midagi, mis kordub pidevalt. See on vaid üks näide. Muidugi pakistanlane. Kui süda tahab, siis võtan paani, vaatan kuud, maailmast kaugemal süda põlevad, ei karda. Nii et see mees, okei. Kreeka sotsiaalmeedias levib video, kus üks Pakistani mees salvestab mobiiltelefoniga noori naisi ujumisriietes Kreeka rannas. Videos on näha, kuidas Pakistani mees hoiab oma mobiiltelefoni ja filmib naisi, kes rannas kõnnivad, seisavad või ujuvad. Tema taga on näha teisi suplejaid, paate ja hotelle. Kaadrid on taustamuusikaga, mis jätab mulje, et Pakistani mees ei hooli oma jälgist käitumisest ega varja seda. Sotsiaalmeedia kasutajad on märkinud, et sarnaseid juhtumeid, kus Pakistani mehed on avalikus kohas salaja naisi filminud, on varemgi ette tulnud, rõhutades, et Kreeka politsei peaks kiiresti sekkuma. Kui juta ette, et oled noortüdruk, oled rannas ja nüüd on sellel mehel sinust igaveseks videomaterjal tema telefonis, millega ta võib teha, mida iganes tahab. Ja sa juba tead, mis toimub. Aga nagu ma selle video alguses ütlesin, ei ole see ühekordne nähtus. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira ka. Me seisame vastu, sest meil on kõrini sellest seksualiseerimisest ja põhiliste inim- ning naiste õiguste rikkumisest, mis on muutunud normiks ja levib sotsiaalmeedias kulutulena. Vaata, üks lapselik hiilija läheneb mulle ja mu koerale pargis, püüdes mind metsa meelitada pärast seda, kui ma ütlesin talle, et olen alaealine. Isabella. Jah. Kuidas sul läheb? Kas Isabella? Armastan kallis. Jah, ma lihtsalt kutsusin oma koera siia. Jah. Aitäh. Ta just mängis. Ta on mänguline. Ma vaatan ennast, mis on sama, mis minu kutsikas. Ma ei lase tal minna. Nii et, tšau. Talle meeldib see koht, eks? Jah, ta on tegelikult üsna populaarne. Jah, ta on, jah. Muide, kui vana sa oled? Jah, 3. Jah. Oota, kuidas nendega on? Ma olen 16. Jah. Nii et ta lihtsalt räägib temaga, vestleb temaga, mitte midagi erilist, pole suur asi. Aga sa näed, et ta tunneb end veidi ebamugavalt ja üritab vestlust lõpetada. Ja nüüd saab ta teada, et ta on 16, ta on alaealine. Tubli töösuki, sa oled 6-aastane. Tubli töölitan. Oodu, ära muretse. Aitäh. Näeme. Valmis. Ma arvan, et see oli päris vähe seal. Ma teen seda ära. Mis? Ei. See on natuke imelik öelda. Tule siia, Suti. Lämme. Aitäh. Tulen, mine. Siin. Tubli. Kas te kõik jäite sellest ilma? Ta kutsus ta metsa. Ta märkab, et tüdruk on 16, mängib oma koeraga, on sõbralik ja siis ta ütleb lihtsalt, tule minuga. Vähemalt sellel tüdrukul on mingi radar, et midagi on natuke imelik. Moo is sand. Midagi väga hirmutavat juhtus minuga hiljuti ja ma ei ütle seda lihtsalt draama pärast. Ausalt öeldes arvasin ma tõesti, et mind vägistatakse, pussitatakse või tapetakse. Ma olen juba jaganud, mis juhtus oma Instagramis. Aga ma mõtlesin selle üle ja tahtsin, et see video oleks rohkem kui lihtsalt järjekordne loo jutustamine sellest, mis juhtus. Sest ma tunnen väga tugevalt, et midagi peab tõsiselt muutuma. Ühendkuningriigi politsei ja õigussüsteem on segamini. Võimu esindajad peavad rohkem tegutsema ja inimesed peavad sellest rohkem rääkima, et teadlikkust tõsta. See on muide tõsi. Kui sa neid videoid vaatad, siis sageli näed lihtsalt inimesi lihtsalt kõrvalt vaatamas. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kui mina näeksin, et noort tüdrukut jälitab mees, siis ma sekkuksin ja ma ei saa aru, miks enamik inimesi seda ei tee. Et me saaksime selliseid asju ära hoida. Pärast Austraaliast naasmist on mind Bathis üks mees jälitanud. Ta on mind jälitanud viimased 4 päeva. Tegelikult viis politsei ta üks päev minema, kui ta minu juurde jooksis ja mind hirmutas.
ja siis 2 päeva tagasi istusin ma kohvikus, õues ja ta nägi mind, tuli minu juurde, istus minu vastas lauda ja jõllitas mind. Siis tuli ta minu juurde, võttis mu joogi, hakkas seda jooma, viis mu joogi ära ja esitas seksuaalse ähvarduse. Siis tõusin püsti ja kõndisin minema ning ta jälitas mind umbes 30 minutit Pahvi linnas ringi. See on täiesti õõvastav, et sellised lood juhtuvad. Õõvastav. Sa pillasid midagi. Tule võta see. Sa pillasid selle. Sa pillasid midagi. Mitte midagi. Vabandada. Ma vabandan sinu eest selle eest, mida olen teinud. Ma vabandan teie kõigi eest selle eest, mida olen teinud. Ma vabandan selle eest, mida olen teinud. Ma tahan sinult midagi savi kohta küsida. Savi, jah. Savivormid. Sa ütlesid seda tõesti. Miks ma seda videot näitan? Sest ma arvan, et see on oluline. Me räägime sellest justkui see oleks meeste teema, meeste kiskjate teema, aga tegelikult on see ühiskondlik probleem. Nad arvavad, et nad võivad lihtsalt minna teiste gruppide, teiste nahavärvide, teiste isiksuste, teiste religioonide inimeste juurde ja neid rünnata. Savisvormid. Ja filmida seda. Savisvormid. 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 Vaata mind. Vaata mulle silma ja mine talle kallale. Ma lähen Elevile. See on... Vaata seda valget tüdrukut. Ta ei tea täpselt, mida teha. Ja see siin filmib. See on minu jaoks kogu sellest kõige vastikum asi. Mõnikord on just väiksed asjad need, mis sind kõige rohkem vihastavad. See juhtus rongis Itaalias. Salamu alaikum. Alaikum. Jah, tundub, et piletikontrolöör unustas seal paar piletit kontrollida. Järjekordne valge privileegi vorm, millest me kõik saame osa. Vastajad märkisid, et sarnast asja juhtub üle kogu Euroopa. Prantsusmaal, Soomes, Saksamaal. Kas oled oma elukohas midagi sellist näinud? Anna mulle kommentaarides teada. Tegelikult anti Saksamaa Tüüringi liidumaal rongikonduktoritele korraldus mitte kontrollida migrantide pileteid, et rahu säilitada. Issand, ja sa imestad, kuidas see kõik jätkuvalt toimub. Rahu säilitamine on siin eufemism selle kohta, et neid ei rünnataks vägivaldselt. Ühe Saksa ajalehega võttis ühendust abielupaar, kes oli hiljuti sõitnud Südthüringen-Bahni rongiga ja märkas, et nende arvates välismaalaste pileteid ei kontrollitud. Kuigi Saksa pendurändajate pileteid kontrolliti endiselt hoolikalt, eitas rongifirma alguses seda, kuid tunnistas siis, et nende poliitika kohaselt on konduktoritel õigus otsustada, kas nad nõuavad kehtiva pileti tõendit või mitte. Kui nad leiavad, et olukord võib eskaleeruda ning nad tunnevad end ohustatuna või hirmutatuna. Ja lihtsalt teadke, et see on juba iseenesest tõend, kui tegemist on välismaalasega, siis kardate teda. Kas see pole piisav näitaja? Hea põhjusel. Kirjas valitsusele selgitas see sama rongifirma selgelt, miks nad olid sunnitud selle poliitika vastu võtma. Riigi ja föderaaltasandi poliitikud räägivad korduvalt integratsioonist ja sallivusest migrantide ja põgenike suhtes. Me küsime teilt tõsiselt, kuidas te saate oodata, et selle riigi kodanikud oleksid avatud praegu rakendatavale pagulaspoliitikale, kui nad peavad seda tegema? Nad on tunnistajaks peaaegu iga päev ja mitte ainult ühistranspordis. Sellisele vägivallale, jõhkrusele ning täielikule põlgusele ja pilkamisele meie seaduste ja ühiskonna, sealhulgas selle niinimetatud väärtuste suhtes. Teatud demograafiliste rühmade puhul. See on hetk, mil kahtlustatav migrant Gucci jakis tungis läbi 2 tõkke ilma maksmata. 2 meest, keda arvatakse ööbivad maksumaksja rahastatud Holiday Innis, nähti pileti eest maksmist vältimas, samal ajal kui kõik teised piiksutasid oma kaardi läbi nagu tavaliselt. Prantsusmaal varjupaiga taotlejad. Ma lihtsalt ei suuda seda vaadata, see ei ole õiglane, see ei ole õige. Asi ei ole selles, et nad oleksid ühiskonnale head ja panustavad inimesed. Nad on ohtlikud ja kohtlevad meie inimesi halvasti ja meie inimesed peavad hoidma teatud taset, et tagada, et me säilitame selle. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.